Selleks, et metsapatoloogia ja geneetika laboris midagi uurida oleks, tuleb sinna loomulikult kõigepealt metsast midagi viia. Meie oleme praegu Tartu linna servas ja Kalev on öelnud, et siin on üks haige mägimänd. See ongi? Täiesti õige. Ongi haige mägimänd. Kuidas me sellest aru saame, et see mägimänd haige on? Esiteks, kui vaadata tema okastust, siis see tunduvalt hõredam, kui vaadata näiteks puul tipus, kus peaaegu puust on võimatu läbi näha, kuigi siit. Need on erinevad puud, üks kasvab siin, teine kasvab seal, need on äkki erinevat liiki hoopis. Ei ole erinevat liiki, ei ole. On üks ja sama liik. Miks just siin võra allpool on see okastus hõredam, sest enamjaolt kahjustavad männiokkad just seened. Seentele meeldib niiskem kliima. Niiskem ja kliima ongi just puude alavõra osas, kus mikrokliima on talle soodsam ja sellepärast on ka kahjustus siin suurem. Ja sellepärast on ka ladvas palju tihedam okastus ja palju tervem näeb puu seal välja. Ehk siis seal on ka vanemad okkad alles, siin on ainult noored okkad. Just nimelt. Nagu näeme, siis on siin järel ainult kõige nooremad ehk siis eelmise aasta okkad ja vanemad, mis peaksid olema kuskil siin või siin allpool, on juba küljest ära pudenenud. Kalev, et ma leian siit mingid pruunikaid okkaid, kas see on ka probleem? No vaadake, tulge siia, Kalev, nüüd. Teie puuravijana, kas see, et siin on need okkad pruunid, kas see on meie mure üks osa? Just täpselt. Need pruunid okkad näitavadki, et siin on olnud kahjustaja. Ja et vaadata, et see okas lihtsalt ei ole vanuse tõttu ära kuivanud, siis on näha, et okka tipp on surnud ehk on juba pruuniks muutunud ja kui mikroskoobi all laboris veel lähemalt vaadata, siis võime leida ka sealt seene viljakehasid. Ütleme, et see kuusk ei pea muretsema, sellepärast seal on mõned lehtpuud veel, kes kevadiselt alles ootavad oma esimesi lehti. Nemad väga muretsema, sellepärast ei pea, et siin on haige mänd. Ei pea, sest sageli on patogeenid üsna peremeestaime spetsiifilised, ehk siis kahjustavad ainult mände või siis ainult kuuski ja nii edasi. Et siis korjamegi kahjustusega okkaid. Et korjata tulekski sellised, kus on ka peal näha sümptomid, mitte lihtsalt rohelisi või lihtsalt pruune. Need tuleks panna steriilsesse kotti. No tegelikult sellest kogusest aitab. Ehk siit edasi läheme nüüd juba laborisse. Just. Nüüd, kui me oleme jõudnud laborisse, siis hakatakse vaatama, milliseid erinevaid haigusi sealt leida võib. Kuna tegemist on mikroseentega, siis oleks selleks vaja mikroskoopi, kas siis prepareerida, püüda määrata neid jaoste järgi, kuid mõnede liikide puhul ei aita ka see, sest liigid on nii lähedased. Ja kui te panete ta kasvama, siis ta ühel hetkel võib välja näha nii, nagu ta praegu karbis välja näeb. Just, siin on siis 2 näidet monokultuuridest. Kummaski petritassis on siis erinev seen, kui oka peal võivad nad välja näha täiesti identsed. Seal küll on mõningad erinevused, kuid need ei pruugi alati olla nähtavad ja selle jaoks ongi sellist laborit vaja. See konkreetne liik on invasiivne täiesti kindlalt, tema päritolu on Ameerika mandrilt. Tema päritolu kohta väga palju ei teata. Spekuleeritakse, et küll võib olla Aasiast, küll võib olla Ameerikast, küll ka Euroopast, kuid see on hetkel veel selgusetu. Kalev, meil on ju miljoneid puid, mis kasvab Eestis. Miks me peame ühe haige mägimänni pärast mures olema? Põhjuseid, miks puude tervise pärast muret tunda on mitmeid, et kas siis metsapuude puhul siis otsene nii-öelda majanduslik kasu, kas siis puhkeväärtus, puid ju kasutatakse ka ekina. Selle labori mõte on siis aidata erinevaid riigiametnikke, kas siis täiendõppe näol või proovide analüüsimise näol. Samas on väga oluline roll siin ka üliõpilaste õpetamisel. See labor aitab kaasa siis rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimisel ka lihtsalt teadustöö jaoks.